Tere tulemast jälle minu poolt ja ma tahan tänast videot alustada suurte tänusõnadega kõigile neile, kes jätsid kommentaari mu video alla või saatsid mulle sõnumeid, kirjutasid, et nad on mind tagasi oodanud, nad ei ole mind unustanud, nad on kuidagi saanud inspiratsiooni minu tegemistest, et selle üle mul on tõesti väga hea meel, et ma olen saanud kellelegi kasulik olla, nii nagu mina olen vaadanud teisi tikkijaid ja saanud neilt mingisugused ideid ja abi. Ma katsun siis seda eesti keeles edasi anda ka Eesti publikule. Tänane video on siis minu plaanidest ja ostudest, sellepärast et plaanid ja ostud on omavahel väga seotud. Ja kui te mõtlete, et miks mul üks sidrun siin laua peal on, siis selle, kui te vaatate video lõpuni, saate teada. Ja läheme siis kõigepealt ostude juurde. Minu Dimensionsi kollektsioon on rikkam 2 komplekti võrra. Ja tegelikult on niimoodi lood, et ma üldse ei plaaninud neid kumbagi osta. Võib-olla natukene ma plaanisin seda tulpidega pilti endale tulevikus muretseda. Aga miks nad siis siin on? Sellepärast, et ma otsin ühte Dimensionsi rariteeti ja üle pikkade aastate ma läksin Amazoni ja kirjutasin sinna Dimensions Cross Stitch Kit. Ja vot tulid mulle välja 2 sellist kena komplekti üli odava hinnaga. Seal oli mingisugune allahindlus ja üks nendest maksis 26 eurot. Et kui sa võtad praegu kuskil lahti mingi Eesti lehe või ükskõik välismaa ja tahad originaali saada nendele 2 pildile, siis need hinnad ikkagi 60, 80, võib-olla isegi 100 eurot on. Ja kuna see oli nii odav, siis ma olin sunnitud nad ära ostma, mis sest, et mul otsest nagu väga suur plaani ja tahtmist neid teha ei olnud. Selle ostmisega oli veel see huvitav asi, et ma üldse ei vaadanud, kust ma ostan. Mõtlesin Amazon, küllap nad tulevad siis Ameerikast, siis on jälle need deklaratsioonid ja maksud ja veidi jama sellega. Aga minu üllatuseks olid nad juba, ma ei tea, 1,5 nädalaga juba mul siin pakiautomaadis ja midagi ma deklareerima ei pidanud, et ju nad tulid siis kuskilt Euroopast. Et kuna nad maksid nii vähe, siis ma mõtlesin, okei, kui ma olen sellest rahast ilma, siis ma olen rahast ilma üldse kontrollinud. Et tegelikult ärge tehke niimoodi. Ma reeglina ise ka niimoodi ei tee, aga niimoodi juhtus selline äkkost oli. Maksin vist mingi 17 eurot veel saatekulu, et ma sain 2 komplekti nagu siis 1,5 hinnaga. Komplektid on siis kõigepealt sellised tulbid. Muideks see valge ümbrist näitab seda, et see on nüüd viimase paari aasta jooksul välja antud, sellepärast, et kui ennem olid kõik Dimensionsi komplektid mustades ümbristes, siis nüüd nad muutsid oma disaini ja nüüd nad näevad niimoodi välja. See on siis Gold Collection jällegi, suurus 30x38 cm valmis tööl. Ja ma vaatan, eks ole, Ameerikas korralik, mitte Ameerika, Hiina variant, see tähendab seda, et Hiina tehastes on kokku pandud ilusti mulineed on ära jaotatud, et sa ei pea otsima. Hästi imekaunis beež, nagu kakaovärvi, heleda kakaovärvi kanva ja 18 suurus on kanva. Nii et kelle nägemisega on probleeme, siis kindlasti peab kasutama kas prille või luupi. Need värvid on need, mis mind paelusid ja mille pärast ma konkreetselt sellel disainil nagu otsin natuke silma peal. Ja teine on siis natukene valem väljalase, aga ka juba sorteeritud mulineega. Natuke tumedam kanva, näete, siin on natuke näha, ei ole tumedam, sama värv on. Aga siin on count teine. Siin on count 14. Ja see natukene mulle ei meeldi, sellepärast, et ma tahaks 40x33 valmis tikand, aga ma tahaksin väiksema, tähendab suurema counti peale teha, see tähendab, et ristikesed jääksid väiksemad. Ma ei tea, ma pole seda lahti võtnud, uurinud, et siin on kindlasti mingid 5-kordsed poolristpisted ja 6-kordsed, et kui palju ma saan nagu seda suurust muuta, aga ma arvan, et kui ma hakkan tikkima, siis ma kindlasti vähemalt võtan mitte 14, vaid 16, aga tegelikult tahaks isegi 18 counti peale teha teda. Romantilised lilled, need tulevad töösse millalgi, kunagi.
täpselt ei saa lubada millal. Mul on siin ka väike spikker. See on väljavõte minu Cross Stitch Saga failidest. Aga seda ma praegu veel põhjalikult ei tutvusta. Aga minu järgmine tikand on vot need siin ohakad. Ja see töö on mul juba lahti võetud, sest ma juba valmistusin, et ma hakkan tikkima teda. Ma hoian sellistes ümbrikutes, mis on natuke suuremad kui A4. Siin on siis mulineed. Ma algul ehmatasin ära, et kas on nii lühikesed, aga tegelikult nad on lihtsalt pooleks siin keeratud, et nad on ikkagi pikad. Ja 3 lehte on siin mulineesid. Ja ma näitan siis ka lähemalt seda disaini pilti. RTO, ma valisin padja variandi disaini, sellepärast et see pilt, see disain on olemas ka pildina, aga see padja variandis on juures vot sellised kaunid nurgad ja ma tahtsin vot neid ka saada. Ja ma näitan seda kanvaad. Eks ole, mul oli siin muster on siin, mustrileht, aga mul on olemas elektrooniline ületrükk ja siis on mul olemas kanvaa, vot selline hõbehall, natuke sinaka lillaka tooniga kanvaa, väga ilus, aga mulle ei meeldi, kui on osaline tikand, siis mulle ei meeldi vaadata neid kanvaauke, mind häirib see. Sellepärast hakkasin ma otsima kohe, kui ma ostsin selle komplekti endale, teist tausta talle juurde. Kõigepealt valisin ma vot sellise Belfasti välja. Kõik need kangad, mis ma täna näitan, olen ma otsnud Etsy poodidest. Mul on 2 poodi, kus ma olen need ostnud. Üks on Leedu ja üks on Poola oma. Ja ma olen valinud just sellepärast, et nad asuvad Euroopas ja nad on hästi lähedal meile. Et nad on tulnud mul kohale tõesti mingi nädalaga. Aga see Belfast siis on, mis on siis Cloudy Blue, värv on 7106, aga vaatamata sellena, et ta on nimekena värv, kui võrrelda seda originaaliga, siis originaal on silmnähtavalt hallikam. Ja ma kartsin seda, et selle hele sinise peal võib-olla see pilt ei tule ikkagi nii kirgas, sellepärast et see taust on iseenesest nii ilus, et ta tõmbab nagu osa tähelepanust endale ja seda ma ei taha. Aga see on siis Belfast, see on linane 32 count, ehk siis kes teistmoodi mõtleb, et see on 16 number, kanvaaga võrdub. Järgmine variant, mis ma ostsin, oli Murano ja 7011, värv on pärlmutter ja see on ilmselgelt sellisem hallikam, tohutult ilus värv, ta reaalselt on, ma ei tea, kui hästi ta näitab siin seda valgust teile arvutis, aga ta on hele hall, millel on natukene lisatud siis nagu hõbedat, ei ta ei sära ega ei läigi, aga lihtsalt selline pärlmutri selline hõng on temas. Ja see on nii kena värv, et ma mõtlesin, ma ei raatsi seda kasutada. Murano ei ole siis linane, vaid ta peaks olema puuvilla ja viskoosisegu. Lõpuks, mille juurde ma otsustasin jääda, on täiesti hall, tavaline hall kangas ja see on mul ka Murano. Samamoodi siis Murano ongi alati 32 count, ehk siis 16 aida. See tähendab, minu pilt tuleb väiksem, kui on seal padja originaalil, mis tähendab, et mul peaks mulineesid järgi jääma, mitte et ma nagu puudus tunneksin nendest, aga niimoodi on. Et hallile taustal hakkama tikkima teda, millal ma ei tea. Sellepärast, kui mul oli kõik niimoodi juba valmis pandud ja otsustatud, et nüüd ma hakkan tegema, siis tuli vot see sidrun mulle vahele, aga sidrunist räägin ma natuke hiljem. Edasi on siis see disain, mida ma olen kogu aeg kõik need aastad otsinud ja mida ma ei ole saanud ja mida ma tõenäoliselt originaali endale mitte kunagi ka ei saa. Ma olen selle juba endale selgeks teinud. Lily Sampler, vot see on siin. Ja sellega on selline asi, et seda on võimalik osta skeemi ja skeemil on siis mitte Dimensionsi originaal niidivärvid, vaid on mulineed Teamseed pandud. Et sa võid endale selle skeemi osta, sa võid rahulikult need Teamseed osta endale mulinee ja tikkida. Aga ma lootsin sellele, et hiinlased ju teevad kõike järgi, aga ostaks siis sellest Amishopist Hiinast.
seal on müügil see. Ja tellisin Amishopist ära, 10 pluss midagi eurot maksis. Ja siin on siis see count on 18. Ma täitsa mõtlen, see originaal peaks olema countil äkki ka 14 või? Ma pean täpsemalt järgi vaatama. Ja sellises ümbrikus mul kogu see materjal oli. Ja siin on selline kena lause kirjutatud, et elu on nagu karp assorti kompveke, sa ei tea mitte kunagi, mis täidisega sa selle saad. Forrest Gump. Ja täpselt nii ongi. Assorti kompvek, aga sa ei tea kunagi, mis sisu sa saad. Mis te arvate? Kas ma olen õnnelik selle ostu üle või ei ole? 3 korda võite arvata. Siin on skeem. Ma ei ole seda skeemi kontrollinud, mul on originaal olemas PDF-failina, kas see vastab või ei vasta. Ja siis oli siin mulineed, näete, mulineed on sellised. Need ilmselgelt ei ole originaal DMC mulineed, mis sest, et see on siia kirjutatud. Siin ma tegin juba natuke tööd, et võrrelda, mis sobivad värvi poolest, nagu kas nad lähevad originaal DMC-ga kokku või ei. Et mul on natuke siin märgistatud, mis nagu on erinevad. Plus veel originaalist DMC-st on nad erinev, aga originaalist ma ei tea üldse, kui palju nad erinevad. No vot, selline hunnik mulineesid. Ja siis võtsin mina lahti aluse, mille peale tikkida. Ja mis ma avastan? Ma avastan, et sellise suure töö, mida ma olen näinud valmis tööd, eks ole, selle asemel on selline pisikene salvrätik mulle siia pandud. No tõepoolest, kui mõtled 18 count, ma ikkagi täpselt ei olnud mulle seda ettekujutust, et see nüüd nii pisike on. Et see valmis töö peaks selle variandi puhul olema siis 13 centimeetrit. Kujutate, et see on 2 tikku topsi pluss veel natuke peale. Aga ma tahan nagu suurt tööd saada, nii nagu originaal on. Ja see tekitas minust nagu meeletu pettumus, et esiteks ma ei saa kindlasti kasutada seda skeemi. Ma kasutan originaalskeemi, sellepärast ma olen nii ära hellitatud ja minu jaoks on ainult cross-stitch saga. Ütleme, elektroonilise skeemi see ületrükk on minu jaoks see, millega mina tikin. Et seda ma ei saa kasutada, ma ei ole kindel nendes mulineedes, kui palju ma neist kasutan ja kindlasti ma ei saa seda põhja kasutada. Nii et põhimõtteliselt oleks ma võinud ikkagi osta kohe ainult selle skeemi ja ise komplekteerida sellepärast, et seda ma ei kasuta. Aga ma olen teinud ju veel oste. Ostsin ma endale siia siis 2 varianti tausta. Ma vaatasin umbes, et missugune fotode ja videote pealt see originaal taust on. Esimene variant on mul siis Edinburgh 35 count. Ja seda ma olin natuke pettunud sellepärast, et ma tahtsin sellist sooja tausta sinna. Aga see on selline natukene, kuidas ma ütlen, beige, kuhu on lisatud sellist soovärvi, sellist nagu hallikat, rohekat, sellist külma tooni. Mitte, et see oleks kole värv, aga võt selle disainiga ma ei kujuta teda hästi ette. Ja teine variant siis, mille peale ma tõenäoliselt jään, on Belfast, mis on linane. Number on 309, sandstone, liivakarva. Ta ei ole selle liivakarva, mis meil rannas on, aga ta on selline beige ja ta on nüüd natukene soojamat tooni. Et selle variandi juurde ma jään, et selle peale ma hakkan tikkima. Kui ma kunagi hakkan tikkima seda reaalselt, siis ma räägin ära ka loo, miks mulle on oluline see disain, need 3 liili. Eesti keeles nad ei ole kõik liiliad, eks ole, aga inglise keeles nad on kõik sõna liili on sees, et iga lill sealt tähendab minu elus midagi. Järgmine ost, mis ma tegin ikka sealt samast Etsy-poest, on selline. See on siis Belfast linane. Värv on tal 3131. Ma võtsin ta välja siit kotist, et oleks paremini näha. See on siis selline minu jaoks nagu vasekarva, nimi on tal Bronx ja ta on siis selline lüüreksiga, sellise särav niit on sisse põimitud ja ostsin ma päris suure tüki seda, 50 korda 70 centimeetrit, sellepärast et ma ei ole ühtegi samplerit long dogi veel tikkinud elus, aga mul on ikkagi selline plaan seda teha.
ma väga ootan, millal ma saan hakata pihta sellega. Ja vot sellist samplerit ma lootsin, et ma hakkan tikkima siia, aga kui ma olin kätte saanud selle kanga, mis on tohutult ilus, siis ma mõtlesin, et võib-olla ikkagi see variant ei sobi siia peale, sellepärast, et ma olen seda samplerit näinud mitte ühevärvilisena, vaid ma olen kuskil seal Pinterestis näinud teda toonis värvidega niimoodi, seda mustrit ja mulle meeldis niimoodi rohkem. Ja siis ma hakkasin otsima mingit muud disaini, mis sinna sobiks ja lõpuks ma leidsin võt selle Long Dogi, mille nimi on siis Lo and Behold ehk siis vaata ja imesta. Ja seal peal on hästi palju erinevaid loomi, igasuguseid pudulojuseid. Seal on kirjutatud, et ilu on vaata ja silmades inglise keeles, aga mina ütleksin selle peale, et issanda loomajad on kirju, sellepärast, et iga loom, kui sa hakkad neid vaatama nüüd ükshaaval, mis kaamrid, mis krokodillid, mis linnud, keda kõike seal näha on. Ja mulle tundub, et vot neid loomi võiks üleni musta mulineega tikkida just selle tausta peale. Ma loodan, et ei ole ära väsinud, sellepärast mul on veel nii palju näidata. Järgmised asjad, mis ma ostsin, on selles mõttes huvitav, et tavaliselt on niimoodi, et kõigepealt sa leiad disaini, siis sinna kangab mulineed, näiteks kui sa ei osta komplekti, ja siis viimane asi on raam. Nüüd on nagu juhtus vastupidi. Kõigepealt ostsin mina raami, ostsin mina Hiina kaubamajas Shein, see raami suurus on kuskil 30 centimeetrit. Ma lihtsalt tahtsin teada, et mis kvaliteediga asjad raamid on, sest raamimine on meil tohutult kallis ja kõiki oma töid ma kindlasti ei jaksa siin Eestis ära raamida. Siin on siis selline ümmargune raam ja siis ma hakkasin mõtlema, mida sinna sisse tikkida. Siis mul nagu oli silme ees vot selline sampler, kus see on siin, siin, varesed, et be yourself, et julge olla ise, erinev teistest ja siis ma ostsin sellele tegelikult sellise kanga nagu lavendivärv või Murano 32 count. Värv on siis 558, hele lilla on nimetus. Aga kui ma hakkasin vaatama neid vareseid, siis mulle tundus, et need varesed tahavad natukene sellist tugevamat ja jõulisemat tausta, et selle hele lilla peal ei lähe kohe mitte. Aga selle lilla suurus 35x42 centimeetrit sobib täpselt siia raami. Ja siis mul ei olnudki muud teha kui otsida disain. Ja disaini ma leidsin tegelikult, eks ma olin seda märganud juba varem. Seesama Amelie Stitch, kelle tööd ma praegu tikin, neid murakaid sügisel, ma nimetan seda novembrikuu tikandiks. Vot temal on siis välja töötatud disain, kus on köögiristad sellised natukene nagu mõisaaegsed, hästi kenade kaunistustega laudlinniku peal ja 177 korda 177 pistet, mis läheb ideaalselt ja täpselt selle raami sisse. Nii et sellega on otsustatud, siia tulevad söögiristad. Selline tikand mul hakkab tulema millalgi ja siin ei ole palju värve, seal on 10 värvi ainult. Järgmine plaan ja järgmine ost. Ma otsisin väga kaua sellist šokolaadivärvi sooja tooni tausta. Sellepärast enamus, mis ma olen ostnud, on külma tooniga. Ma tahtsin sooja. Päris selline hele kohv, mõnus. Belfast 2095 Clay, linane 32 kaut, ehk siis 16 aida peale sobib. Ja miks ma seda taga ajasin, on see, et firmal Oven on üks imeilus disain füüselitega. Me ei saa seda osta enam sellepärast, et see on Venemaa firma. Ma isegi ei tea, kas seda enam müüakse, sest see on niivõrd vana selline disain ja komplekt, mis nad on välja andnud. Ja ma kogu olen mõelnud, et läheb üle, nii palju asju elus tikkida ilusaid, mida ei ole vaja sul seda. Ja iga kord, kui ma nägin seda pilti, kuskil tuli jälle Pinterest või kuskil ette, ma tundsin, et mulle nii tohutult meeldib see. Ja sellepärast otsisin mina internetis selle skeemi, midagi üle teha, nii vahest tuleb. Ostsin valmis mulineed, sellised ilusad värvid. Siis ma lugesin kuskilt, et keegi oli lisaks sellele valgele sinna, seal kus on lumi, hõbedast mulineed pannud. Ma algul ostsin selle variandi, mis on blank
tikk, mis peaks nagu kõige heledam olema, aga reaalsusest on ikka täitsa hall, et ma seda kindlasti ei kasuta. Siis ma ostsin mingisuguse DMC E5200, mis on säraga ja ta tõesti on sellise säraga siin, et nagu see lumisärak seal, aga ta on nii kõva, ta on nagu traat. Et ma ei tea, kuidas ma sõbraks sellega saan, aga võib-olla ma hakkan kasutama seda. Mul on olemas selles 2 elektronskeemi, 1 ja 2, ja nad mõlemad on vigased. Ma vaatasin täiesti valesti ja mul on olemas ka originaal skännitud skeem, mille ma meeletu suure paberi peale kokku liimisin. No see on, see ei mahu siia kõik ära. See on nagu, mu käsi on, eks ole, siin nii suur, et te kujutate ette, kui suur see kõik on. Et kontrollida siis üle need mõlemad saaga ületrükid, et kumb nendest rohkem õigem on. Ja muidugi, eks ma oskan ju valida disaine, et ma siin olen juba kurtnud, et kuidas see tikkpiste, see backstitch hakkab juba ära tüütama tasapisi, siis selle disaini juures nagu enamus ongi nagu see backstitch, et tikkpistest ta põhimõtteliselt koosnebki, aga ta mulle nii meeldib. Mitte midagi üle teha. Järgmine ost on Zweigart, firma Zweigarti Murano 32 count ja värv on 264. See on selline hästi hele beež liivakarva, soe toon, kena toon ja selle olen ma planeerinud jällegi Amelie Stitchi disain, mis on mesilased lavendlis. Selle lisaks on tal nii mesilased seal ristikeinas kui vaarikas ja palju erinevaid muid variante. Algul ma mõtlesin, ma teen nagu mingid paaris või trio nagu mingid tööd, aga siis ma mõtlesin, et ei, ma teen selle ühe, see mulle algusest peale, kui ma ta nägin, kui see välja tuli, ta mulle meeldib siiamaani ja selle disaini jaoks ma ostsin sellise kena tausta. Järgmine disain on tegelikult mul juba vana kangas. See on Zweigarti 28 count ehk siis 14 count Britni Lugana ja värviks on, mis on siis võivärvi, ta on siuke hele kollane ja see, mille jaoks ma ostsin selle komplekti, ma müüsin maha. Selles mõttes, et ma tahtsin asendada ühte Aida kanvaad, mis oli kollast värvi sellega, aga ma müüsin maha sellepärast, et ma kaotasin huvi selle töö vastu. Ja nüüd on need aastad läinud, ta on mul seisnud seal kapis ja ma mõtlen, mida sellega teha, mida teha kollase kangaga. No ei tule ühtegi mõtet. Ja siis mul jäi silma Nora Corbiti üks jõulukuusk, mis on Klimti, selline kunstnik on nagu Klimt, kellest on hästi palju, kelle tööde põhjal on hästi palju tikandeid tehtud. Nora Corbit on siis teinud tema stiilis ühe jõulukuuse ja miks mulle ta silma jäi on see, et ma tikkisin, eks ole, selle Atlantise näkineiu ja selle jaoks ma ostsin USA-st käsitsi värvitud neid niite. Ja need on mul kõik ju, eks ole, järgi, sest palju sinna ikka läks. Ja siis ma vaatasin seda tikandit, seda kuusepuud, et ma saan kasutada, seal on kohe võtmes on, see Bermuda sinine on kohe olemas. Seal on mullaks kasutatud nagu 2 sellist üleminekuga pruunikat tooni. Ma vaatasin, et need, mis on minul siin, punaka, rohelise ja mis iganes värvidega siin on, et ma saaksin neid väga edukalt ära kasutada. Mul on järgi sellest erinevad need kreenikud ja metallikniidid. Helmeid on mul täiesti kilode viisi kodus eete tegemisest, eks ole, ja kostüümide tegemisest. Võiks ju nagu siis kasutada kõik selle seisva materjali ära, mis on tegelikult väga hinnaline. Muidugi, mis mõte mul on see, et päris sellist kollast ma ei tahaks. Et võib-olla siis proovida ka tee või kohviga natukene värvida seda kangast, teha mingisuguseid sinna säbrulisi, kortsulisi mustreid juurde. Ta mul nagu on selline kõhklev
toonhääles on see, et kui tulevad jõulud, jõusaastad, kas ma paneksin sellise kollase kuuse endale? Noh, ma ei ole tegelikult päris kindel. Kas ma igapäevaselt tahaks, et selline kollane kuus, mis sest, et mulle Klimti tööd väga-väga meeldivad, aga kas ma igapäevaselt tahaksin, et ta ripuks mul kuskil? Noh, ma ei tea, nagu ma ei ole kindel. Et selles mõttes, et see on selline töö oleks, et mul on vaja need materjalid kuskil ära kasutada ja miks mitte siis sellele, et ta põhimõtteliselt meeldib mulle. Aga no vaatame, kaalume seda asja. Siis ostsin ma sealt samast Etsi poest kanga variandi tikkimiseks nagu Eva Überhor 28 count ja selle peale, kes on mu eelmist videot vaadanud, tikin ma siis Amelie Stitchi disaini. Panen siia. Blackberries in autumn. Sügisesed või sügisel, mis iganes sinised marjad need siis on. Ma pean ütlema, et see tikkimine on tohutult mõnus, et ma ei jõua ära kiita seda kangast, seda Evat. See on nii pehme, see on nii mõnus, ristikesed ja poolristikesed tulevad väga-väga korrektsed ja ilusad. Sa ei pea üldse pingutama, sellepärast et see kanga, need lõime ja koelõngad on niivõrd pehmed, et nad lähevad eest ära ja kõik mulineelõngad mahutuvad üksteise kõrvale korralikult ära. Hästi kena ja mul on siit valmis 60%, et praegu ma panin ta puhkusele ja ausalt öeldes ma ei kiirustagi selle tööga, sellepärast et see on nii kaif tikkida. Ainukene puudus, mis selle Eva juures minu jaoks on see, et mulle ei meeldi 14 count. Mulle ei meeldi, et need rissid jäävad nii suured. Et äkki kunagi tuleb taoline kangas välja ka näiteks 16 või 18, no 16 võiks tulla counti peale. Kui te vaatate, et see näeb välja nagu oleks nagu naturaalne linane, et ta ei ole linane tegelikult. Aga ta näeb välja nagu päris. Ja mul on siis see number on 4000, selline naturaalne. Sobib hästi paljudele sampleritele, sobib hästi palju taustaks. Super. Seal on muidugi erinevaid värve. Eks ma siis kunagi pean mingit muud värvi ka ostma. Vaatamata sellele, on väikesed puudused minu jaoks. Kui te ei ole ära väsinud, siis me jõuame varsti sidrunite juurde, aga natukene läheb veel aega. Et ma tellisin sealt lisaks endale ka Zweigart Modena, mis on siis täiesti selline jällegi üks uuemaid kanga variante tikkimiseks. Et me teame, et iga kanga peale ei saa tikkida, et need ristid ei tule ühe suurused, et need peavad olema siis lõime ja koelõngad täpselt niimoodi võrdsel kaugusel üksteisest, eks ole. Labasega ka kangas, eks ole, ülevalt alt, niimoodi põimitud. Selline tore kangatükk. Vot spetsiaalselt meile tikkijatele mõeldud. Ja ma ei ole selle peale tikkinud, ma olen isegi siit välja võtnud teda. Ma ostsin ta valget värvi, mitte et mul valget värvi oleks vaja, aga mõtlesin, et teda saab vajadusel värvida siis. Ja ta paistab selline hästi õhuke olema. Et kui ma hakkan midagi tegema kunagi selle peale, siis ma annan kindlasti teada, kuidas mulle sobis see. See ei ole naturaalne linane, eks ole. Värv on siis 100, ehk siis täitsa puhas valge. Kui ma hakkan värvima millalgi, siis ma arvan, et ma teen sellest ka video, kuidas neid kangaid värvitakse. Aga praegu ma olen puhas teoreetik sellel alal. Ma vaatan, kuidas teised seda teevad. Ja ostsin täpselt sama mõttega ka Edinburgh 36 count ehk 18 counti. On väga raske leida midagi. Ei ole mingit valikut eriti. Ja ostsin ka valge sellepärast, et äkki saan kasutada teda värvimiseks ja siis midagi siia peale tikkida. See on siis linane 100%. Ja siis jõuame nüüd siis viimase töö juurde. Näete siuke must kangas. Sidrun on seal, natuke kaadrist välja läinud. Ja see must Murano. Ostsin suure tüki, sellepärast, et kui mina olin juba valmis seda RTO komplekti ohakaid tikkima hakkama, teen mina interneti lahti ja mulle silma hüppab imeilus Sidruni sampler. Ma ei suutnud vastu panna, ma tegin äkkostu, ostsin ära mulineed, näete sellised kaunid värvid. On kohe magic, sellepärast, et ma näitan, mis sellest hakkab saama. Ma näitan, kui palju ma olen valmis tikkinud. Siin on kuskil 8% ja näeb ta välja mul praegu siis nii. Siia tulevad, ma arvan, et need on siis kanaarilinnud ja siia tulevad need orientaalsed mustrid. Ma teen sellest tikkimisest eraldi video, et kui kedagi huvitab, siis otsige mõne nädala pärast.
ma räägin sellest Murano kangast täpsemalt, mida ma arvan tast, ma räägin sellest tööst, miks ma selle valisin. Ja see on minu esimene mustal taustal tikitud töö. Aga ma tänan, kui te jaksasite lõpuni vaadata, olete tagasi oodatud, kindlasti tikkige, suur aitäh teile veel kord, et te mind tagasi ootasite.